Norbert, tänane mäng oli kindlasti selline, mis pakkus publikule väga-väga palju ja tõsist kaasaelamist. Kas ka treener oli pingi peal nagu rahulik või oli pigem see sulle ikkagi selline tõsine peavalu see kogu see mäng? Jaa, oli palju tööd. Palju tööd, mida mängiti, nii palju infot. Selles mõttes, et raske oli see, mida olen siin öelnud ka, et see esimene kiire vahetus. See andis meile vähem jõud teiseks poolaajaks, pluss see, et parem äär hakkas vastasel nagu paremini toimima. Ehk nende vasak äär, meie parem äär siis nagu ei toiminud hästi ja läks nagu sealt poolt raskeks meil. Mistõttu sai vastane rohkem initsiatiivi. Vastane muidugi mängis kiiret palli ette ja meie nagu tahtsime seda palli enne valdust saada, aga seal pandi suure peale ja oli meil raskem nagu nii-öelda oma mängu peale suuda. See on nagu raske mäng, aga jah, võimalus tekkis mõnele poole. Ütleme niimoodi, et oleks pidanud nagu mingid otsused nagu kiiremini meeskondlikult nagu ümber korraldama, mille me saime teha, aga raske oli seda joonist hoida ehk et kompaktsust liini vahel. Nikita Baranov, mis praegune seis tundub? Läks pilti tegema, raske öelda praegu, aga hüpekaga oli jah. Alustasime päris hästi, meie mäng toimis, siis nagu sa ütlesid ka, see vahetus lõi selle rütmi sassi. Samas ma nägin ise, et tehti ka päris palju selliseid söödupraaki ja siis mingil hetkel nagu see enesekindlus kadus ära, et hakati pikka palli otsima ja Levadia sai kuidagi sellest indu juurde ja oli väga ohtlik seal poole kestel. Selles mõttes, et meie nagu ei tahtnud varakult minna seda teed, mida vastaan läks selles mõttes, et ega neil nagu lihtsaks ei läinud ju meie ülemängimine. Panid palju pikki palle siin, et okei, sealt oli võitlus ja oli neid kohti, kus nad said nagu löögile, aga terviklikult nagu neil ei olnud seda momenti, kus me tunneks, et meil liin hakitakse ära, et me ei saa aru, mis nad teevad. Pandigi pigem pikk ette ja duellivõitlused, mis näitas seda, et okei, me võisime kaotada neid duelle, aga väravad nad löönud, peale ühe väravani. Et selles mõttes terviklikult nad seda nagu üle ei mänginud, aga see viis nad rohkem meie värav olla. Minu poolt jah, tegelikult oli ette trennis ka näha seda, et sellise kuumusega ei ole teha lihtne otsused, kus on vaja kiired otsused ja lühikese mänguga. Ja paraku meil ütleme niimoodi, et mängiti ennast kergesti seal surve alla tihti ja nõudsime hiljem seda ise ka kiiremat pika palli viimist ette, mis tõttu me teeks kendale momenti. Teisel poolajal selline, ei mäletagi sel hooajal vist ei olegi löödud meile nii kiiret väravat, et mis sa nägid, mis seal juhtus? Kaitsjate puhul tegime seal valed otsused nii-öelda, et lasime endale liini taha mängida selle palli ja sealt karistati meid kiiresti ära, nii et selles mõttes ei saa öelda, et me ei olnud kontsentreeritud, aga vastane mängis selle hästi üle. Meeldis see, et meil oli sisu siia mängu tagasi tulla ja võtsime nii-öelda jõuga selle viigivärava ära, et täiesti teenitud penalti ja ilus sooritus Jürgensoni poole. Jah, seda küll, et ütleme, seal meil oli vaja viia jõud ülespoole ja mängida agressiivsemalt. Samas me teadsime seda, et kindel, mis on, peame olema taga korras ja selles mõttes, et vähemalt viiki mängida. Et see sundis ka meid sedasi mängima, kus me ei võtnud liigselt riske ja mängisime rohkem madalamale, mis on see initsiatiivi, et nagu oli vaja, suutsime seda jõudu üles viia ja hakkas tekkima momente. Ja teadsime ka seda, või hea oli näha seda, et isegi kui nii-öelda oli viik käes, siis ei pidanud kogu jõuga üles minema, et ka rünnad ise suust piisavalt agressiivsed olla seal, et tekitada endale võimalust värava. Ja see lõpp, see oli iga sellise fänni unistus, aga treenerile see ilmselt ei meeldi. Korralik triller jah selles mõttes, et ühelt poolt tahad, et Saka ära lööks, oleks 2-1 ja teiselt poolt tead, kohe vastu lööd, nii et eks mäng on läbi ja meie jaoks on oluline see, et vähemalt nii-öelda konkurendid ka vääratsid selles mõttes, et keegi meil lähemal tundi ja siit tuleb nagu edasi mängida. Millist rolli täna see palavus mängis? Ja kindlasti mõjutaski, eks see ongi see, kus on kiiret mängu vaja, kiired otsed teha, siis sellist palli hoida on oluliselt raskem, mistõttu meil oma mängu raskem mängida. Teisalt me teadsime, et me füüsiliselt selle palavusega nagu olen valmis mängima võitluslikku mängu. Et kui oleks olnud olukord teistpidi, et peame võitma, nagu oleksime suutnud kindlasti mängida agressiivsemalt seda mängu, aga ta ikka mõjutab. Ja nagu sa ütlesid lõpetuseks, siit on nüüd hea edasi minna, vahe endiselt vastastega 4 ja 5 punkti ja nüüd veel paar sellist väga tugevat mängu ees. Jaa, selge on see, et ega siin on pikk hooaeg tegelikult ees, nii et selles mõttes, ega me oleme tabelit näinud, aga ega me tabelis kinni pole, nii et me võtame ikkagi mäng korraga ja tänagi me tegelikult läksime mängima seda mängu, mõeldes ainult sellele mängule väikese agaga, et meil on väike eelis, et ei tohi liigselt riske võtta, aga ikkagi Infoti vastu teame, mis on meie ülesanne ja meil on see mäng kindlasti vaja, meil on meesmärk, kas mängu võita, nii et selle nimel me hakkame siit edasi tööd tegema. Aitäh! Aitäh!